Tere tulemast VM Capitali, see on platvorm, kus me positsioneerime ennast krüptoprojektidesse varases staadiumis ja see annab meile eelise kõigi teiste investorite ees. Ja täna ma toon teieni 3 projekti, 2 nendest on hetkel veel eelmüügis ja üks nendest, mida me saame teha siis kaasa airdrop kampaaniat, et me eelmüügis juba osalesime, enam ei ole võimalik siin investeerida, aga me saame teha kaasa siis teatud ülesandeid ja olla siis selle projekti varased kasutajad ja nüüd, kui projekt välja tuleb, siis ta jagab varasetele kasutajatele laiali ka tasuta krüptot. Ja see ongi täpselt, millal me siis tänases kõnes keskendume ja ma soovitan ka tulla siia Telegram kanalisse, kui te veel ei ole, siin on teil võimalik tutvuda erinevate projektidega, mis eelmüükidesse tulevad ja olla osa VM Capitali kogukonnast ja ühtlasi on olemas siin ka siis eestikeelne kanal. Nüüd lühidalt rääkides nendest projektidest, mis on eelmüügis, kui me lähme VM Capitali kodulehele, siis me leiame investment alt üles 2 projekti. Mõlemad projektid jäävad tehisintellekti narratiivi sektorisse ja kui me vaatame üldist trendi praegu maailmas, mitte ainult krüptoturgudel, siis tehisintellekt on väga suures tähelepanus ja kui me lähme veel tehisintellekti sellisse järgmisse harusse, milleks on tehisintellekti agendid, siis need on 2 sellist juba põnevat suunda, mille suunas. Vähemalt mina soovitaksin tähelepanu pöörata, teha endapoolne research ja vaadata, kas see on midagi, mis teid kõnetab. Nüüd, kui rääkida täpsemalt siis tänasest airdrop kampaaniast, see on midagi, mida me hakkame VM Capitali kogukonnas platvormil tegema tegelikult üsna aktiivselt ja seda infot me jagame siis Telegramis. Kui te siin ei ole veel, ma lisan selle lingi ka siis selle video descriptionisse, et te saate sealt kätte selle Telegrami lingi. Ja Kaiser Network on siis projekt, mille airdrop kampaaniat me täna kaasa teeme, et siin on tegelikult kõik need sammud olemas, millele keskenduda, aga võib-olla täpsemalt näidata mõningaid samme ka, et siis keskenduksimegi sellele siin videos. Nüüd, kui teil on olemas kui te olete loginud sisse Kaiseri kodulehele, vaadates neid samme, siis esimene samm ongi loo konto, kui logige sisse näiteks Twitteriga ja kui te olete sisse logitud, üks esimesi asju, mida me tahaksime teha, on ühendada ära siis siin Peaky Wallet. Järgmises sammuks on siis verify. Selleks, et verify'da, meil on vaja teenustasuks rahakoti Peak tokeneid ja kui teil ei ole näiteks, siis te võite mulle kirjutada. Ma panin enda Telegramiga siia juurde, siis ma saadan teile. See on väga väike kogus, te nägite see mingi sentides, seega mul ei ole kahju seda teile laiali jagada. Ja see ongi kõik, see on tegelikult väga oluline, et saada enda rahakott siis verified. Ja nüüd, kui meil on see tehtud, me tahaksime minna siis missioonide peale. Ja siit me leiame erinevad ülesanded, mida täita. Tähtis võib-olla, kui me oleme ülesanded ära teinud, siis see peamine ajakulu on, mida iga päev teha, tulla logida siia sisse, vajutada claim, et siit saame juba punkte. Et hoida ka seda igapäevast streiki, et teile läheks see kett nii-öelda katki, siis ta läheb tagasi esimese päeva peale, et proovi hoida, siis saate järjest rohkem nagu punkte. Ja nüüd, mis puudutab missioone, meil on vaja siis ühendada ära enda Twitteri konto, meil on vaja ühendada ära enda Discord, jagada edasi nende sotsiaalmeedia postitust, et need kõik on tegelikult üsna lihtsad sammud. See oleneb, kas teil on ju olemas ka erinevad kontod, et kas teil on olemas Twitteri konto, kas teil on olemas Discordi konto ja nii edasi. Ja kui te olete üldse krüptomaastikul täiesti uus, siis muidugi meil läheb vaja ka MetaMask rahakotti. Ma eeldan, et kõigil siin on MetaMask juba olemas, aga kui te olete tõesti uus ja vajate natuke rohkem tuge nende esimeste sammude tegemisel, olgu see siis eelmüükides osalemine või airdropide kaasa tegemine, te võite julgelt võtta sõna siin chatis ja võite alati ka pöörduda personaalselt, et saame
saame sellega abiks olla. aga teen võib-olla ühe selle missiooni läbi ka. ja nüüd, kui te olete mingi ülesande ära teinud, siis siit saate claim'ida enda punktid. üks asi, millele tasub veel tähelepanu pöörata, et aeg-ajalt saab ka neid tiketeid teatud ülesannetega, et siis jälgige seda akent ka. et kui te olete tiketi saanud, siis siin on võimalik lisapunkte teenida. ning kui me vaatame näiteks neid samme ka, väga oluline samm on seadistada endale zero node. Kaiseri node näeb välja midagi sellist, iga päev te tahate siin ka vajutada start, siis ta kogub neid punkte ja siis saate need claim'ida. ja tegelikult see ei olegi midagi keerulist, ainuke asi, mida me ei tea, kui kaua kestab Kaiseri airdrop kampaania, kui kaua me peame iga päev neid väikseid ülesandeid tegema. ja teiseks me ei tea, kas vahest ka piisab sellest, et airdrop saada. konkurents üldiselt on üsna tihe ja need tingimused, mida täitma peab, on igal projektil erinevad ja neid kunagi ei tea ette. aga mis me saame omalt poolt teha, on võimalikult aktiivselt erinevad ülesanded täita ja kui tekib ka mingeid lisaülesandeid, mida juurde teha, et siis ma alati annan sellest ka chatis teada, seega ma soovitan olla aktiivne, hoida Telegramis silma peal ning kui vaadata neid ülesandeid veel, et kuidas võtta siis sellest airdropist maksimum, tegelikult ongi, et logige iga päev korraks sisse, claim'ige enda punktid ära, tee ära kõik saadaval missioonid võimalikult kiiresti. jah, et kui sa oled missioonid ära teinud, siis tegelikult see ajakulu ongi võib-olla kõige suurem, et neid missioone teha, nagu nägite, siis seal ei ole midagi keerulist. jagate edasi Twitteris postitust. Invite friends, siin saate jagada edasi ka enda siis linki, kui teil on näiteks sõpru-tuttavaid, kellega koos teete airdrop'e, jagage edasi, et üksteist aidata. ja jah, see on üks esimese airdrop'e, me postitame järgmise airdrop'i juba neljapäeval 30. jaanuar, seega hoidke silma peal Telegrami chatil ja kohtume teie kõigiga Telegramis, kui te veel sinna pole jõudnud. igatahes soovin teile edu ja näeme juba järgmises videos.